Nii, tere päevast kõigile. Nii et ma olen Nikolai, siis Vabamust ja esiteks ma tahaks tänada Eesti Interneti Sihtasutuse, et eelmisel aastal te andsite meile toetuse seda projekti teha. See on siis haridusprojekt, päris suur, üks suuremaid Vabamust, mis me oleme teinud. Ja teine aitäh on ka see, et me saame seda projekti ka jätkata sel aastal. Nii et meil on juba teine aasta ja ma näen siin ka üks õpetaja, kes osales ka nende klassidega selles projektides. Nii see on päris suur projekt. Ja see oli esimene haridusprojekt, mis me saame Vabamust teha mitte ainult maja sees, vaid majast väljas. Ja see oli üks tingimus eesmärk, et me saame sellest väärinfos ja disinfos rääkida mitte ainult Tallinna noortele, vaid ka Ida-Virumaal. Nii et see oli 12 tundi, 12 klassi, mis oli tehtud ka Narvas ja Ahtmes. Ja siin on üks täpselt pilt, kus ma olen Narvas. See on siis kesklinna gümnaasiumis, üldse Narvas käidud üli 3-4 korda. See on minu kolleegid seal, Ede ja Maja, kes on ka teinud seda tundi. Nii et eelmisel aastal, näitan pilt siin siuke, et selle eelmisel aastal oli kokku tehtud 70 korda, nii et 70 klassi osales selles projektis ja kokku üle 1300 õpilast, nii et see on täiesti suur projekt ja sel aastal umbes me teeme veel topelt. Nii et ja projekt on umbes selline, et me räägime, kuna me mõtlesime, et väga paljud, kes räägivad praegu väärinfost, desinfost ja kindlasti on Propastop ja siis Mediatype ja Rahvusraamatukogus sellest tehtud. Aga meie võib-olla ekspertiis on sellest, et me räägime natuke rohkem ajaloost ja propagandast ja tsensuurist, sest kõik need ajaloolised narratiivid, kõik need kampaaniad ei ole üldse midagi uut, et see oli tehtud juba nii teise maailmasõja ajal ka peale seda ja pärast külmasõja ajal. Nii et me räägime muidugi KGB-st ja aktiivmeetmetest ja disinformaatsia ja erinevatest kampaaniatest. Nii, et see tund umbes kestab 1,5 tundi, nii et seal on mitu erinevat ülesannet, nii et see põhineb siis aktiivõppel, et õpilased teevad rühmatööd, see oli siuke loengu pigem formaat, vaid siuke aktiivne formaat, kus inimesed, õpilased saavad ise nuputada ja erinevate plakate pilte analüüsida ja siis lõpuks meil on ka praktiline osa, kus me räägime ka faktikontrollist, et me räägime, kuidas saab siis allikad kontrollida, kuidas väidet kontrollida, kuidas siis minna algallikasse ja siis, ja muidugi see annab pädevus julgus olla väärinfo suhtes vastutustundlikud. Kui me räägime vastutustundlikust, siis me räägime sellest, et muidugi me kõik teame, et Eesti noored on vist maailma üks nutikamatest noortest, et üldse, et nad hästi saavad aru, mis on fake, mis ei ole fake ja internetis nad on hästi, oskavad nagu orienteeruvad hästi. Aga see vastutus tähendab seda, et võib-olla vanemad põlvkonnas, nende vanematel tihti see võimalus puudub näiteks fakti kontrollida ja see vastutus tähendab seda, et nad peavad ka nagu oma oskusi ja teadmisi jagama ka teiste vanemate põlvkonnaga võib-olla. Või siis vastutus tähendab seda, et kui sa näed kuskil internetis, et keegi jagab fake'i või väärinfo, desinfo, et sa ole julge ja siis kirjuta ka, et kuule, mis sa teed, et see on ju fake, et siis kui sa oled veel parem, siis mine ja seleta, miks see fake on. Nii et siis need koolitajad, mida suurema fondiga, seda rohkem klassi, näed, siin on keskel Maardu gümnaasium, sealt käis umbes 6 klassi meie juures, et Vabamus. Et Narva Eesti gümnaasium, nii et on ka päris, jah, 5. See oli sel aastal, et eelmisel aastal isegi, see on just eelmise aasta pilt. Nii, ja muidugi me räägime sellest eetika, sellest psühholoogiast, kuidas väärinfo mõjutab meie ühiskonda. Üks nendest suurtest ohtudest on muidugi see, et praegu on üsna levinud arusaam, et kõik levitavad väärinfo, et kõik valetavad, ühed valetavad, teised valetavad, venelased, ameeriklased, Euroopa Liit valetab. Et see tekib siuke tunne, et kui kõik valetavad, kes siis keda usaldada. Ja et see on üks meie osa meie tunnist, et meil maailmas, Eestis võib-olla natuke vähem, aga üldse maailmas on suur usalduse kriis, nii et isegi see, et paljud inimesed valetavad ja väärinfo on palju, ikkagi tõde on olemas ja on ikkagi see, et
kui me kedagi ei usalda, siis meist ka nagu eriti ei sõltu midagi. Nii et seal on üks osa ülesannetest, see on üks pilt nendest, kuidas me võtame internetist erinevad siis pildid ja arutame, kuidas teeme kiire analüüsi, kas see on siis fake või ei ole fake ja kes seda loonud ja mis põhjusega. Ja üks nendest on see pilt, kus oli tehtud paar aastat, isegi natuke vähem Pariisist, et me oleme kõik olümpiamängud Pariisis ja siin on üks selline ai selleks, et näidata, et Pariis on siuke haisev prügikast, et selleks, et jälle diskrediteerida neid olümpiamänge ja siis Pariisi nagu, et see oli need sellised. Ja kõige naljekam on see, et noored on nutikad, aga ikkagi noored tihti usuvad ikkagi headusse, et kõik arvavad, et vot see on tehtud selleks, et näidata, et kuhu võib viia üldse maailm, kui kõik me ei hoolitse meie linnast ja prügist, aga see tihti me just räägime sellest, et need inimesed, kes loovad väärinfo, nad on ikkagi pahad, nii et nende ülesanne on manipuleerida meid või siis teenida raha, nii et räägime sellest, et see on ka sellega seotud. Nii et me räägime ka lateraalsest, me räägime vertikaalsest lugemisest, kuidas need 3 sammu, kuidas lihtsalt sammu, kuidas fakti kontrollida. Nii et uuriallikas, siin me räägime ka domeenidest, et kuidas kiiresti aru saada, kas see on ikkagi usaldusväärne allikas või ei ole. Kontrollime väidet, et kuidas vahet pole, kas me kasutame chati või Google'i või Wikipedia, et see kõik hästi, kui lihtsalt midagi kasutame. Et alati kontrollime ikkagi, et veel üks võib-olla õpetus on see, et inimesed, noored tihti, me räägime kriitilisest mõtlemisest, et see on kõik väga hästi, et kriitiline mõtlemine, loogika, aga tihti on sellest ei piisa, nii et me peame ka fakti kontrollima ja võib-olla natuke rohkem aega võtab, aga ikkagi see on ka oluline. Nii et siin on üks, võite, kui keegi huvitatud, siis võib kiirelt teha, vaadata, mis test me teeme, see on Google Formsis tehtud, siis meil on siuke praktiline töötuba, umbes 25 minutit, kus me vaatame kõik need, kuidas fakti kontrollida ja siis noored saavad ise oma nutitelefonis need kontrollida. Ja see on üks vist noorte lemmikosa, sest nad saavad tunnis ka oma nutitelefoni kontrollida, et võtta välja ja siis teha midagi kiiresti ja siis kes jõuab, see jõuab. Nii et ja lõpuks on selline siis, nagu näete, selles tagasiside vormis ja testis oli juba osales peaaegu 1000 õpilast. Nii et tagasiside oli positiivne, et rohkem 4-5, nii et see muidugi see on hea märk selle meile, et me teeme seda õiget asja, noortele meeldib ja väga hea, et tagasiside, et noored ütlevad, et see on täiesti põnev, et me saame käia muuseumis, me saame teha liikuda muuseumist ringi 1,5, et koolist väljaspool, et see on kõik tore, annab lihtsalt motivatsiooni sellega edasi jätkata. Nii, kas, ma ei tea, kas äkki keegi tahab küsida näiteks midagi või siis ma võin jätkata, vastata, äkki küsimusi on? Et sel aastal me teeme seda siis teine aasta, ja, et ja me natuke muutsime seda tundi, kui me räägime rohkem eelmisel aastal propagandast ja siis tsensuurist, meie vabamus ja muidugi selle ajaloo näitel, siis sel aastal meil on uus näitus, mis on Ilmaküla eestlased. Muidugi kutsun teid kõiki külastama seda, mis räägib ka siis 3 lainest nagu põgenikest ja siis migrantidest, mis on Eestis lahkunud, võib-olla tagasi tulnud. Ja üks osa on meie uuest selles desinfotunni versioonis on see, et me arutame, kuidas külma sõja ajal need inimesed, kes siit põgenud, eestlased, kes elasid näiteks nagu läänes, et kuidas siis Nõukogude propaganda need kirjeldas oma ajakirjades, näiteks Kodumaa
ja kuidas need inimesed tegelikult elanud läänes ja kuidas see vastuseis käis. Nii et alati selline meie, nemad, kes nad on, kas nad on meie omad või nad on kuskil seal luuserid, kes on ära põgenud. Nii on, see on uus osa, et see on veidi teises vormis sel aastal, aga ikkagi jälle osa sellest Ida-Virumaal, osa siis Tallinnas. Nii, kui küsimusi ei ole, siis ma tänan teid tähelepanu eest, nii et aitäh ja siis see oli hea võib-olla sissejuhatus aruteluks edasi, kui me räägime noortest. Jaa, aitäh!